Tere, mina olen Anneli ja meie tänaseks teemaks on trendikad juuksevärvimised. Ja täna pöörame rõhku just halliseguste juuste värvimisele, sest et ka meie kliendid on muutunud ja aina rohkem on selliseid nooruslikke trendikaid kliente, kelle juuksed küll tahaksid, hall tahaks ära peitmist, aga nad tahavad, et nende juuksed oleksid moekad, et ei piisa ainult juukse juure värvimisest, vaid nad tahavad tänapäevaseid ja huvitavaid värvitehnikaid ja kindlasti on väga oluline, et kui juuksed uuesti hakkavad välja kasvama, siis see ei ole ka väga silmatorkav. Nii et tänane teema on siis pühendatud just põnevale uudsele värviteenusele ja nimetame seda Mirror Lights teenuseks. Aga jagan teiega oma ekraani. Ja siin on näha teil paremini kõik see, mida ma siin kommenteerin ja tänane teema saab olemagi niimoodi, et ma jagan oma näpunäiteid ja nõuandeid ja kinnitan siis seda jälle väikese videolõiguga, nii et ma arvan, kõik saavad hea ülevaate, millest see Mirror Lights uudne värviteenus koosneb ja nimetame seda tänast värvimist mandliblondiks värvimiseks. Aga nüüd siis mõni sõna sellest, et kuidas juuste värvitrend on kujunenud ja kuhu poole ta suundub. Et kui pikka aega olid väga moes, võib öelda igasugused jahedad toonid, siis nüüd on rohkem esile tulnud soojad alatoonid, seda nii blondides, näiteks ka siin fotodel on näha, et blondid on pigem sellised soojemad beežikad, samas näeb see kõik väga loomulik välja, nii et näiteks vaniljevärv või siis mandlivärv või ka aprikoositoon ja sama võib öelda, et on ka punaste ja brünettide toonidega, et need on samamoodi pisut soojemad. Näiteks punastes on väga moekas kaneelitoon ja brünettides toonides on erinevad vahtra lehetoonid. Kindlasti sellised värvitehnikad, mis näevad välja samas väga loomulikud, ei ole kindlalt ainult ühe värviga värvitud ja kuidas seda siis saavutada, et juuksed oleksid liikuvad, justkui natukene päikesest pleegitatud, nii et see kõik moodustab sellise väga loomuliku ühtse juukse ja välimuse. Ja Mirror Lights teenus, mida me täna vaatame, see on, nagu ma juba alguses ütlesin, suunatud just neile klientidele, kellel juba on ka halle juukseid. Hallid tuleb ära värvida, ära peita, aga samas on vaja sinna midagi veel juurde lisada, et see näeks välja elus, liikuv, loomulik, et juuksed oleksid heas seisus, läigiksid, näeksid head välja. Ja see Mirror Lights teenus koosneb 3 erinevast etapist ja alustame sellest, et vaatame kõigepealt siis järjekorras esimest etappi, et milles see seisneb. Siin on ka näha veel värvid, mida siin sellel modellil on kasutatud. Kasutatud on Coleston Perfect püsivärvi ja 2 esimest segu on juukse juurtele. Näo esimene pool on tooni võrra heledama värviga ja tagumine osa, nii nagu ka enamasti on, et ikka need juuksed on inimestel pisut tumedamad, siis need juuksed on siin värvitud toon tumedama värviga ja värvide või toonide sügavuse erinevus võib olla maksimaalselt kuni 2 tooni, siis see jätab veel sellise loomuliku mulje. Siis on kasutatud Blondorplexi, see on blondeerimisvahend, meie kõige uudsem ja kõige hooldavam blondeerija ja kõige lõpuks on tehtud juustele toonimine, mis on ka äärmiselt oluline, sest just see annab selle ilusa lõpptulemuse ja läikivad juuksed.
Nii, siin siis näete, milline oli modell enne ja missugune siis peale juukse värvimist. Ja näha on, et üsna suurel hulgal olid juuksed hallid, juuksed olid tõenäoliselt üsna loomulikud ja välja kasvanud. Ja pärast värvimist on nad tegelikult suhteliselt sarnased, aga midagi on siiski täiesti teistmoodi. Juuksed näevad välja hooldatud, terved ja kindlasti on see selline moekas, trendikas välimus. Esimene samm, juuksed tuleb jaotada nii, et näo esimene pool ja näo tagumine pool on eraldatud ja selleks, et need toonid paremini omavahel siis kokku sulaksid hiljem, tuleks teha see jaotus lainelise joonena. Ja alustataksegi juureosa värvimisega ja kantakse värv siis eelkõige just juure lähedasele osale. Eespoole läheb pisut heledam toon ja tahapoole tumedam. Ja kui kogu värv on juure osale kantud, tuleb seda natukene otste poole hajutada kergelt läbi kammides. Aga seda kõike vaatame korraks siis nüüd ka videolt. Nii, esimene etapp on nüüd ära vaadatud ja nagu nägite, siis veel kord kordan üle, et oluline on see juureosa värv natukene hajutada, et ei moodustuks sellist kindlat, tugevat, tumedamat piiri. Teine samm on juustele heleduse juurde lisamine. Kui palju te seda heledust lisate, see on teie otsustada ja sõltub juustest. Aga siin näete, on alustatud kukla osast altpoolt ülespoole liikudes ja tehakse seda vabakäe tehnikas seal kukla pool just. Ja selleks, et veel paremini hajutada seda tumedamat värvi ja heledust, siis tehakse ka kergelt tupeerimist. Nii et tõesti pärast oleks see üleminek hästi sujuv ja loomulik. Näo ääres võib kasutada ka fooliumtehnikat, siin on seda ka tehtud ja saate täpselt otsustada, et kui palju te tahate näo äärde heledust juurde luua ja kindlasti soovitan omalt poolt pigem võib-olla natuke rohkem heledust näo äärde kui vähem, sest see muudab selle lõpptulemuse just selliseks rõõmsamaks ja nooruslikumaks ja helgemaks. Nii, ja seda sama vaatame korraks siis ka jälle videolt.
Peale blondeerimise mõjuaega luputatakse juuksed puhtaks ja enne šampooniga pesemist tuleb teha Vellaplex number 2-ga stabiliseeriv hooldus. See on äärmiselt oluline, et juuksed oleksid heas korras, et nad oleksid elastsed, piisavalt niisutatud ja siis juba minnakse edasi juukse pesemisega. Ja sellele järgneb siis 3. etapp ja see on juuste toonimine. Milline toon valida, sõltub sellest, millised juuksed on, mida te tahaksite seal kas juurde lisada või hoopis võib-olla vahel on vaja ka värvi natuke tasakaalustada, et see sõltub igast konkreetsest juuksest, millise tooni te valite. Ja selle tooni kokkusegamiseks on vaja püsivärvi Coleston Perfect, soovitavalt siis 9., 10. reast, need on heledad värvid ja sinna juurde lisatakse spetsiaalne Pastel Velloxon ja seda siis 2 osa sellele segule juurde. Lastakse mõjuda kuni 15 minutit ja loputatakse maha ja kasutatakse ka balsamit. Ja just sellise Mirror Lights teenusega saabki anda juustele selliseid erinevaid toone, erinevat tooni sügavust, nii et see kõik näeb välja loomulik ja samas väga kaunis. Et see ilu ka paremini juustes püsiks, on oluline kasutada ka kodus sobivaid tooteid, et värv ei tuhmuks liiga kiiresti. Ja selleks on siin näha üks sari, see on spetsiaalselt värvitud juustele ja see on Wella Professional Invigo sarjas, need on Brilliance tooted. Siin on šampoon, balsam, mask, pähejäetav, pihustatav balsam ja siis veel üks tore eritoode ja kogu selles sarjas on põhitoimeaine on sõrmlaim ja E-vitamiin ja histidiin. Ja see eritoode on Brilliance Color Booster. Seda võib pihustada juustele veel läike ja värvi püsivuse parandamiseks enne balsami või siis lõpetava stabilisaatori juustele kandmist. Ja see ei muuda hooldusprotsessi pikemaks, nii et seda enam on seda mugav kasutada. Loodan, et tänastest nõuannetest oli teile abi ja saate neid oma töös kasutada ja loodetavasti näeme õige varsti, et kõike head.